noh, ma ei tea vist, rohkem meil vist siin, üks, ma ei tea, kas keegi teab, kas kellelgi tuleb veel keegi sõber siia või jääb hiljaks või siis mitte. Kõik on hästi vaiksed, tüüpilised eestlased, midagi ei räägi. Tere, siis jah, võtte kähku istet, võtte kuhugi. Et siis olete sattunud siia Lapikute Kiti koolitusele. Need, kes siin ei ole meist midagi kuulnud, siis Lapikud on TTÜ tarkvaraarendusklubi. Teeme tarkvara, õpime ja õpetame inimesi. Lahe seltskond, meil on infoõhtu homme seal Lapikute kontoris, mis on seal siis sealpool. Võite külla tulla, kui huvitab, mida me täpsemalt rohkem teeme. Mina olen Arti. Mul on siin paar toredat abilist, kelle käest võib ka küsimusi küsida, kui ma mingite asjadega segaseks olen jäänud või siis ei jõua vastata. Et meil on siin Tõnn ja Kertu. Ja selles suhtes, et slaidid on Facebooki evendi peal üleval, seda asja siin salvestatakse, seda on võimalik pärast järgi ka vaadata. Ja kõigepealt ma tahaks teha siukse kätemere, et kes teist siin ennem on Gitti kasutanud, tõstavad käe. Tõstavad käed need, kes on Gitti kasutanud nii palju, et on merge konflikte pidanud fiksima. Väga hea, siis te olete põhimõtteliselt õiges kohas, enam-vähem. Või ka võib-olla mitte, sest et see on, kas mul on see freeze maas? On küll? Et põhimõtteliselt tänase tunni jooksul ma lihtsalt käin üle Gitti põhikäsud, räägin natukene versiooni haldusest üldiselt, et miks see üldse vajalik on. Ja siis teen hästi palju demosid terminalis, sest et see on see ainukene universaalne kasutajaliides, mis töötab igal pool. On olemas ka ilusad kasutajaliidesed, mida saab hiirega klikkida, aga seal on nupud igal pool laiali, igaüks töötab omamoodi ja sellest ma ei hakka rääkima. Et kellel on huvi, siis saab käsureal nähtud käske otsida kasutajaliidesed taga. Ma ei tea, hakkame peale. Et plaan, millest ma juba siin natukene rääkisin, et miks on versioonihaldus üldse vajalik, miks me üldse Gitist räägime ja siis nii-öelda live demod, mis loodetavasti õnnestub väga hästi, et kuidas Gitti üksinda kasutada iseenda mingi projekti halduseks, koodi halduseks või milliks iganes. Või siis kuidas teistega koos teha, mis on see tegelikult peamine point Gitil, et sa saad oma 5 meeskonnaga maha istuda ja väga mõnusalt koodimuudatusi siis omavahel kokku liita ja lahutada ja süngis hoida. Ja kui see osa on läbi, siis ma räägin, mida edasi õppida, mida edasi teha selle teadmisega või edasi õppida. Nii. Ma ei tea, kui te olete varasemalt mingid asju hallanud kuskil gümnaasiumis, näiteks on mingid referaate vaja teha, siis võib-olla on kuskil mingi referaadi 1 versioon ja siis kuskil on mingisugune versioon 2 ja võib-olla on vaja kuskil kellelegi näidata, siis sa teed talle eraldi koopia ülevaatamiseks või midagi sellist. Aga see on üsna palju maased käsist tööd, on ju, et suhteliselt tüütu. Kuigi toimib, aga suke problemaatiline natukene vahest. Ja siis juhtub, kui näiteks tere, et jah. Siis üldiselt versioonihaldustarkvaradega on see võimalus, et sa saad näha nii-öelda vahet, et erinevusi, mis on erinevate versioonide vahel. Kui sul näiteks tekstieditoris lihtsalt kirjutad midagi, Ctrl-Z-iga tagasi lähed, siis asi liigub edasi-tagasi.
aga mis sul täpsemalt muutub, seda on natuke raskem vaadata, kui sul on näiteks ka teada, mis sa tänase või eilse päeva vahel muutsid. Samuti meeskonnas lihtsam ka töötada, sest et te saate üksteisega võrrelda täpsemalt, kes mida on teinud ja siis muudatusi kokku viia kergemini. Ja kui kuhugi tarkvarafirmasse edasi tööle lähete, loodan, et te olete kõik siin vist IT-tudengid ju loodetavasti. Kes ei ole IT-tudeng, tõstab käe. 1, 2, 3. Okei, mis sa õpite muidu? Siin kohe seda tõstik käe. Mina ei. Või kõrval seal vist? Mina ei ole tudeng. Sina ei ole tudeng üldse? Okei. Selles suhtes, et kui lähete kuhugi tarkvaraarendusfirmasse tööle, siis Git ja versioonihaldus on hädavajalik tööriist, sest et keegi meil enam ei saada koodi mälupulga peal ringi inimeste vahel. Need ajad on ammu möödas. Versioonihaldus tarkvarasid on mitmeid. Git on see, millest me täna räägime, see on kõige populaarsem, aga on ka vähem populaarsemaid versioonihaldus tarkvarasid. Et Mercurial on üks Pythonist kirjutatud sarnane asi, töötab sarnaselt, saab samamoodi mitme inimesega koos mugavalt asju teha, aga populaarsus iga aastaga aina kahaneb. Subversion ja CVS, mis on siis väga vana kooli versioonihaldus tarkvarad, mida võib-olla kohtate ainult siis, kui lähete kuhugi suurde firmasse tööle, kus on tarkvara arendatud viimased 30 aastat ja siis saate ühe projekti, kus on kood vanem kui teie ise ja siis peate võib-olla peate Subversioniga möllama. Ja siis on ka Microsoftil oma toode nimega Team Foundation Server, mida võib-olla saate näppida siin C-Sharpi ainetes, kellel iganes see tuleb. Kuigi jah, see on ka vist nüüd juba viimasel ajal vist enam väga ei kasutata. Ikka kasutatakse. Ikka kasutatakse, sest et Tõnn tegeleb C-Sharpiga ja siis ta vist oskab täpsemalt öelda, aga vist väga mitte. Mina ei kasuta, aga ma tean, et kasutatakse pidevalt. Ikka kasutatakse, okei. Aga kõik selle Mercurial Git on nii-öelda see üks punt ja siis Subversion ja Team Foundation Server on see teine punt. Vahe on neil see, et kui sa näiteks Subversionis või Team Foundation Serveris tahad oma koodi muudatusi sinna koodi ajalõppu lükata, siis sul iga muu liigutus võtab ühendust serveriga, et see peab olema töötav internetiühendus iga kord. Aga Mercurial ja Git töötavad ka siis, kui sul internetiühendust ei ole. Ja see annab juurde väga palju sellist paindlikkust igasuguste workflow'de loomiseks. Nii, aga räägime sellest Gitist. Giti looja on Linus Torvalds, ehk siis seesama inimene, kes kunagi mõned 10 aastat tagasi kirjutas Linuxi. Talle ei meeldinud mitte ükski versioonihaldus tarkvara ja siis ta mõtles, et kirjutab siis paari nädalaga midagi, mis on parem kui absoluutselt kõik teised asjad, mis on varasematel 10 kirjutatud. Ja üsna edukalt sai sellega hakkama. See on siis tema quote ühest vist Google Tech Talks oli see, kus ta esines ja siis rääkis Giti ajaloost natuke. Nii. Mis on Git? Git on väga palju asju. Git on nii palju asju, et ma ei suutnud siia midagi kirja panna. Sest et me võiksime tegelikult väga vabalt lihtsalt copy-pasteerida faile ja siis faili nime järgi panna versioon 1, versioon 2, versioon 3. Aga tegelikkuses siia võiks panna näiteks üksused asjad, et ta on hajutatud. Ehk siis tähendab seda, et iga kord, kui sa Giti koodivaramu endale lood ja seda näiteks jagad kellegi teisega, siis kõigil inimestel, kellel on see sama koodivaramu, on ka kogu ajalugu kõigist muudatustest, mis kunagi on tehtud seal. Ehk siis võimaldabki seda, et sul ei pea kogu aeg internetiühendust olema, vaid sa saad lihtsalt kogu selle koodi ajalooga möllata ja mängida ja või siis mitte midagi teha, enda otsus. Git on ka veel seda, et kogu sinu koodi muudatused, kogu sinu kood on krüptograafiliselt allkirjastatud, ehk siis
Kui sul näiteks mälupulga peal mingisugune bitlab flipib ennast, tekib mingi faili sisse mingi viga, siis tegelikult sa ei tea seda ju enne seda, kui sa just faili ei ava ja siis näed, see on mingi sodi tekkinud. Git selle peale näiteks hakkab kohe karjuma, et oot, midagi on katki läinud, kuskil on mingid muudatused, mis ei tohiks olla ja koheselt on näha, et midagi on katki läinud. Git on ka keeruline. Siia võiks panna ühe toreda XKCD koomiksi, kus on juhend, et sul on nimekiri neid käskusid, kasuta neid ja kui midagi katki läheb, siis kustuta kõik ära, hakka uuesti peale. See on tegelikuses elus päris valid option, et kui asjad katki lähevad, siis seda kindlasti saab fiksida, aga kellel ikka on aega ja viitsimist Google'ist paar tundi taga otsida, mis õige komment nüüd on selle asja korda saamiseks. Ja Git on vahest niisama ka frustreeruv, eriti siis, kui tasad teed tööd kellegi teisega ja siis üritad 2 muudatust kokku viia ja siis tekivad merge konfliktid ja muud toredad asjad. Et inimesed, need paar, kes siin kätt tõstsid, need teavad, millest ma räägin. Nii. Et siis, kuidas Giti üksi kasutada? Mul on siin demo ka all, aga tegelikkuses on see, et meil on siin see, et kui sa lihtsalt üksi kasutad midagi keerulist ei tee, siis kõik saab ära teha lihtsalt 3 käsuga. Et meil on Git init, mis teeb tühja koodivaramu, kuhu siis hakatakse lihtsalt faile salvestama. Ja nüüd tuleb see lõbus osa, kus siis loodetavasti demo töötab. Nii. Ahah. No võt. Ahah. Asi läheb juba katki. Okei, seda võib ignoreerida. See on minu lollus, et ma siin uues arvutis ei seadistunud asju valmis pisalt varakult. Kui keegi ei ole Linuxit varem näinud, siis see on Linux. Praegu ta just tõmbas alla Gitist lähtekoodi, kompileeris selle ja installis mulle arvutisse. Võib-olla vahest läks katki, jah. Tegu on Arch Linuxiga. Tegelikult ma tahtsin seda teha, et meil on me teeme ühe kausta koolitus. Me oleme sinna kausta sisse. Need, kes ei ole varem terminalis möllanud, siis võib tekkida krüptilisi käske, aga see tegelikult ei ole üldse oluline. Oluline on see, et me kirjutame siia käsu, et meil on siin tühi kaust, ehk siis meil on mitte midagi siin sees, ütleme lihtsalt ls on tühi. Aga kui me teeme nüüd git init ja siis ta ütleb ka, et meil on siin tühi Giti repository ehk siis koodivaramu eesti keeles. Soovitatav on osata mõlemaid termineid, aga Google'is eestikeelsed terminid kahjuks ei tööta. Samuti, kes pani tähele, siis siin terminalis natuke tekst muutus ka, et tekkis ja tekst Git ja muu selline tore. Need, kellel on Windowsis Git Bash peal, siis võib-olla on näinud ka sarnast teksti juba. Ja kui me see kausta vaatame, siis meil tekkis siia juurde see tore .git kaust. Ja kui siis see hakkab siis kogu koodi ajalugu tekkima. Nüüd see lihtne variant, kus me siis lihtsalt teeme siia faili. Teeme selle graafiliselt, et meil on siin Pythoni skript, mis teeb tere maailm, sest me oleme eestlased. Me salvestame siia koolituse kausta. Paneme nimeks main.py. Ja siin kaustas on meil nüüd nii Git kui ka see main.py fail. Ja
vaata, kui tore, kui asjad ei tööta. Okei, jah. Tahtsin neid niimoodi teha. Ja mis tähtis käsk, mis mul tegelikult slaidi olnud puudu on veel see, et kui meil on git add ja git commit käsud, millega me saame siin möllata nende failidega, siis teine tähtis käsk tegelikult on ka git staatus, kus näidatakse hetke olekut meie selles koodivaramus. Väga ilusti näitab ära, et me ei ole ühtegi commit'i siia teinud, ehk siis me ei ole siia koodi ajalukku mitte midagi lisanud. Ja meil on siin üks fail, mis on untracked, mis tähendabki seda, et git ei tee selle failiga mitte midagi. Ta küll näeb, et see eksisteerib, aga teda ei trackita, tema muudatusi ei salvestata, temaga ei tehta mitte midagi. Muidugi ta siin soovitab ka kohe, et me võiksime git add'iga lisada, et me saaksime tema muudatusi alles hoida. Aga teemegi nii siis. Me teeme git add ja main.py. Ja kui me nüüd uuesti git staatust jooksutame, siis me näeme, et meil on natukene muutunud. Et kui ennem oli see fail siin meil punane, siis nüüd see fail on roheline. Ja git add teeb siis seda, et ta lisab nii-öelda selle soote järjekorda, kuhu tekivad kõik failid ja kõik muudatused, mis järgmises ajaloo kirja lähevad. Ehk siis sinna commit'i sisse kirja lähevad. Nii. Ja kui teha nüüd git commit ilma ühegi argumendita, siis minul tuleb lahti midagi sellist. Need, kellel on git bash, siis tuleb midagi sarnast, aga kui teksti kirjutama hakata, siis ei juhtu mitte midagi. Sest et git bash vist vaikimisi kasutab teist tekstieditori nimega Vim. Nii et kes oskavad Vimist välja minna? 1-2 kätt. Okei. Ja teeme selle trikiga ära. On meil Vim. Ehk siis tuleb midagi lahti sellist. Kui ma siia hakkan lihtsalt midagi teksti kirjutama, siis mitte midagi ei juhtu. Vim on see tore tekstieditor, mis on jäänuk ammustest aegadest, kui arvutid olid aeglased ja kiirus oli tähtis. Et nii, et teeme siin väikse Vimi koolituse ka siia otsa veel. Vim on selline tekstieditor, millel on mode'id. Ehk siis sa saad vahetada teksti sees ringi liikumise mode'i vahel ja teksti kirjutamise mode'i vahel. See käib niimoodi, et kui sa vajutad i-tähte klaviatuuri peal, siis ta läheb teksti sisestamise mode'i. All muidugi staatusbar ka ütleb, et nüüd on insert mode, ehk siis saab teksti kirjutada. Siia kirjutame esimene commit. Nii, ja nüüd kui tagasi minna normal mode'i, kus sa saad siis teksti sees ringi liikuda ja ka faili salvestada, siis selleks tuleb lihtsalt escape'i vajutada. Ja alt kadus meil insert ära. Ja nüüd on võimalik siin ringi liikuda nullklahvidega, mis oli ka enne võimalik, aga kui me nüüd kirjutame siia koolon ja 2V, siis ta, ja vajutame enter, siis sinna alla tekib see koolon 2V. Kui me enterit vajutame, siis ta ütleb, et ta salvestas selle faili ära. Siin on written. Ja koolon Q väljub siit sellest tekstieditorist. Nii. Ja git selle peal nüüd ütleb ka, et me tegime kõige esimese commit'i nüüd. Ja kui me teeme git status, siis ütleb, et meil ei ole mitte midagi commit'ida, kõik on puhas, kõik on ilus, kõik on lõbus. Nii. Nüüd
meil on see ajalugu nüüd kuskil tekkinud selle esimese muudatuse kohta. Et kuidas seda vaadata? Gitil on olemas siuke käsk nagu git log, mis näitab kõik commit'id, mis me teinud oleme. Iga commit'i küljes on see tekst, mis me sisestasime siia, antud juhul esimene commit. Siis iga commit'i kohta pannakse ka kirja, et millal see commit tehti, ehk siis see praegune kuupäev, ja ka kes see commit'i looja on, see autor. Ta antud juhul siis olen mina. Seda on võimalik muuta ka. Sellel tegelikult autoril väga palju vahet ei ole. Kui sa üksi töötad, siis sa tead, et sa oled ise kõik commit'id teinud. Aga kuskil näiteks kui GitLabi või kuskil mujal kasutajaliideses koostööd teete koos teistega või siis mis iganes põhjusel tahaks, et see ilus on, siis Giti kodulehekülje peal olevas kasutusjuhendis on kõige esimene paragrahv ongi see, et kuidas see korda teha ja muuta seda. Küsimus? Kus ta seda push'ist praegu? See ei ole kuhugi pushitud. Et see ongi kõik kohalikus arvutis. Et vaikimisi, kui sa mitte midagi ei tee, kasutad neid kahte käsku, git add ja git commit, siis kõik muudatused ja kogu koodi ajalugu jääb sinu enda arvutisse. Et sa võid sellega, kui arvutiga midagi juhtub, siis on kõik läinud. Selleks, et see nüüd siin huvitavam oleks, teeme siin, ma räägin seal viimase asja ka ära, et igal commit'il on olemas selline pikk tähtede numbrite jodu. See on siis Giti commit'i hash, mille järgi on võimalik igat commit'i siis unikaalselt identifitseerida. Et näiteks sa saad öelda kellegile teisele, et kuule, mine vaata seda commit'i nimega FCA521 midagi ja siis ta saab selle üles otsida ja näha, mis muudatused seal tehtud on. Ilmselgelt siukse numbrijodu meelde jätmine on juba tüütu ja tüütu ka teistele rääkida, siis õnneks on Gitil olemas ka võimalus nendele commit'i hashidele nimesid anda. Vaikimisi on meil Git siin automaatselt lisanud siia paar nime, siia sulgudesse, et head nimi ja master nimi. Head on sinine ja head viitab alati kõigi viimasele commit'ile, mis sa teinud oled. Või siis täpsemini ta viitab sellele commit'ile, kus sa hetkel oled, sest et sa saad commit'ide vahel liikuda. Aga ta viitab commit'ile, kus sa hetkel oled, mis sa viimati teinud oled. Ja master on siis nii-öelda branch, kus sa saad, mis siis tähendab seda, et kui sul on see Giti ajalugu, mis läheb lihtsalt, et üks commit, teine commit, kolmas commit läheb üles niimoodi, siis näiteks kui sul on vaja mingit muudatust tahad katsetada või midagi sellist, mida sa ei tahaks, et sinna päris ajalukku läheks, siis saad teha seal branchi eraldi teise nimega, mis siis nagu läheb siit külje pealt laiali. Aga seda huvitaval kombel väga palju elusi kasutada, sest et see on natuke keerulisem jällegi. Me võime siia paar muudatust veel teha, siis me saame vaadata, kuidas Gitis siis nii-öelda see muudatuste vaatamine käib. Läheme siia tagasi. Meil on tere maailm. Paneme siia veel juurde print. Ei ole maailma. Teed parem. Maa on lapik. Nii. Okay, ja kui me Gitis teeme git status, siis Git on kohe tuvastanud, et meil on muudatus. Ta on pannud sinna järgi, et see on punane ja ta on modified. Ja kui nüüd teeme jälle samamoodi selle ringi järgi, et me teeme git add main by git commit. Git commit'ile on võimalik järgi anda ka argumente, kui me ei taha teksti editoris pikka teksti kirjutada, siis me saame -m argumendiga siia lühikese teksti juurde panna, mis läheb siis selle commit message'iks. -m, uus muudatus näiteks.
nii. Ja kui me nüüd teeme git log, siis me näeme, et meil on siin nüüd 2 muudatust. Ja siin üleval need head ja master viited on meil ka edasi liikunud. Nii. Nüüd näiteks, kui me tahame minna tagasi eelmise commiti peale, mis on siis meil see esimene commit, kus meil seda maa on lapik teksti veel ei olnud, siis me teeme niimoodi, et me teeme git, kasutame giti käsku nimega checkout, mis siis võimaldab taastada eelmiseid commit'e või kuhu iganes minna põhimõtteliselt. Checkout ja paneme selle pika tähtede numbrite jaduse järgi. Ja nüüd tuleb siia hästi suur pikk hoiatus, et me oleme detached head state'is ja mingi mis iganes kõik muud koledat. Aga peamine on see, et maa enam ei ole lapik. Ja me oleme tagasi olukorras, kus maailm on lihtsalt tore. Kui me nüüd teeme näiteks git log uuesti, siis siit on ära kadunud meie see master ja jäänud alles ainult see head. See on sellepärast, et git log vaikimisi ei näita meile kõiki commit'e, mis me oleme teinud, ta näitab ainult siiamaani, kus kohas me hetkel oleme. Et näiteks kui sinna puu üleval pool on veel mingid muudatusi, siis seda me vaikimisi siin enam ei näe. Kui me teeme, võtame lahti näiteks midagi toredamat, näiteks git tühik UI, mis peaks ka git bashis olemas olema, siis tuleb lahti siuke graafiline kasutajaliides, kus me saame natuke rohkem asju teha. Sellepärast, et käsurealt koodi ajaloos ringi tuulamine on jube tüütu. Nii, ja me saame minna visualize all branch history. Ohoh. Okei. Ja siin on meil ilusti näha kõik muudatused, mis siin tehtud on. Mis on veel alles. Samuti siin all servas näitab ka siis mis on 2 commit'i vahel muutunud. See on nüüd hästi kriibu tekst. Aga teeme niimoodi, et me läheme tagasi masterisse, eks me saame teha git check out master. Ja nüüd me oleme tagasi seal commit'is, kus me ennem olime, eks meil on maa jälle lapik. Okay. Kui kellelgi on küsimusi või midagi jääb segaseks, siis tõstke kätt ja küsige kindlasti. Jah. See tähendabki seda, et see antud commit, kus peal sa hetkel oled, et tal ei ole mitte mingisugust nime ja kõik commit'id, mis selle peal on, need võivad kaduma minna, juhul kui sa seal mingeid muudatusi teed või mis iganes. Siis gitil on see, et kui sa ei ole sinna mingit rohelist nime taha pannud, näiteks meil on seal master, mis tähendab, et on branch, või siis sa oled eraldi lihtsalt lisanud mingi nime commit'ile, ehk siis git tag, siis mingi aja tagant git lihtsalt kustutab üleliigsed commit'id ära. Vaikimisi oli see vist 2 kuud, mis nad alles hoiavad, aga ta lihtsalt igaks juks hoiatab, et sa oled tundmatul maal ja asjad võivad kaduma minna vaikselt, kui liiga palju lollusi teha saab. Nii. Noh, see on siuke, kõik on tore, et me võime ju siia mingid veel muudatusi teha ja teha uuesti git add main git commit git muudatus ja me näeme ilusti, et meil on mitu muudatust siin. Me võime selle lühemaks ka teha, kui teha short logilist, jah. Short log. Ei olnud ka. Jaa. Ei olnud ka. Aga üksinda on igav.
nii et vaataks, kuidas nii-öelda siis teistega koos Giti kasutada. Sellisel juhul on meil see, et Giti kogu seda repositooriumi, mis asub seal .git kaustas, see tuleks lihtsalt saada siis kuhugi teise arvutisse või siis teise kausta kellegi teise inimese juurde või siis kõige populaarsem valik on see, et kogu see Giti ajalugu pannakse näiteks GitHubi ülesse või siis TTÜs on see gitlab.cs midagi siukest. Mis asi? See on sinul. Meil oli mingi GitLab asi vist. Ei tea. Ei mäleta. Okei. Ja. Ühesõnaga tuleb välja, et siis GitHubil on see, TTÜl on päris mitu seda koodivaramu hostimissaiti üles pandud. Aga peamine point on see, et meil on git clone, millega me saame siis koopia teha olemasolevast repositooriumist kuhugi teise kohta. Ja siis git pull ja git push käskudega me saame siis uuendada seda emba-kumba koodivaramut. Jah, et kui ma nagu ühes arvutis siis teen muudatused ja lähen teise arvutisse, siis ma pean pullima, et see nagu uuendaks. Just, täpselt. Et ühes arvutis sa pushid kuhugi keskele serverisse kokku, siis on kõik seal olemas ja siis sa pullid enda arvutisse alla. Git on siuke tore versioonihaldusprogramm, mis töötab ka ilma serverita, et me saame ka teha siukseid asju, et me teeme siin, läheme tagasi kausta võrra ülesse ja kui me teeme nüüd siin git clone koolitus ja paneme talle näiteks nimeks server, siis ta tekitas nüüd niimoodi, et kloonis selle koolituskausta ja kloonis selle kogu sisu mulle server kausta. Eks mul on nüüd kaust nimega server, kus on samamoodi main.py olemas ja kui ma teen siin git log, siis on mul täpselt samamoodi kõik need 3 commit'i olemas. Aga kuna see on nüüd kloon mingist teisest repositooriumist, siis Git on ka siia juurde lisanud, et tegu on, et seal teises kaustas on meil see origin master. Origin on siis see, kus kohta pärit on ja siis seal koolituse kaustas olev commit on ka siis siit kätt saadav. Nii. Aga nüüd me saame teha niimoodi, et näiteks me lisame siia serveri poole peale mingi muudatuse. Näiteks me lisame siia uue faili. Teeme nii, et võtame see tekstieditori lahti. Teeme uue faili, mis on näiteks print uus ja salvestame selle serveri kausta. Uus pai. Nii. Nüüd teeme git status serveri kaustas. Me näeme, et meil on siin see uus pai. Ja kui me teeme nüüd seda sama trikki, et me lihtsalt git add, uus ja git commit. Ja nüüd kui me teeme git log, siis me näeme, et meil on siin serveri kaustas on uus commit nimega uus, aga see kaust, kus kohast me nüüd selle kloonisime, seal on ta jätkuvalt origin mast, on ta siin eelmise commiti peal. Ja me saame seda kontrollida ka, et kui me läheme tagasi koolituse kausta, git log, siis siin on ainult 3 commit'i alles. Ja see võib olla vabalt kuskil serveris või kellegi teise inimese arvutis, aga antud juhul on see lihtsalt tore näide, et saab siin kohalikult ka sama asja teha. Et näiteks kui sa tahadki, et mingi kiiresti testida mingid asju, siis saad lihtsalt kohalikus enda arvutis koopia teha kõigest hästi kiiresti. Ja siis sa saad neid koopiaid kokku lükata oma vahel. Et kui me lähme sinna serveri kausta ja teeme siin git push, siis
siia tuli siuke tore error, sellepärast et tegu ei olnud päris serveriga. Jah, see on jah, me saame teha lihtsalt git push force äkki. See võib-olla teete videote ka. No jah. Aga jah, see töötab sedapidi, et me lihtsalt pullime muudatused. Git pull ja server. Jah, see toimis. Et suhteliselt halb on see, et kui sa push'id kellegi teise inimese arvutisse oma muudatusi ja sa kirjutad tema kõik koodi üle. See on suht halb, see on väga hea, et Git seda ära hoolitseb, aga see on jumala okei, et sa tõmbad kellegi teiselt muudatused endale. Sest et sa siis oled ise süüdi, et sa pullisid. Ja kui me nüüd siin koolituse kohtas vaatame, siis ütleb, et meil on siin see uus Py fail tekkinud. Ja kui me teeme git log, siis me näeme ka, et siin on tekkinud see uus commit. Ja siin kaustas on ka nüüd uus Py olemas. Nii. Aga põhimõtteliselt ega siin rohkem ülegi. Et see on see easy osa Gitist, et kui kõik asjad ilusti töötavad. Nüüd, kui asjad katki lähevad ja Google ei aita, siis Giti kodulehekülje poole olev see käsiraamat, mis nii-öelda siis see ProGit raamat, see seletab ära palju täpsemalt, aga noh, sulle peab meeldima lugeda loomulikult, nagu enamus asjadega, et kui täpsemalt tahate teada, kuidas toimib. Siin on väga detailselt ära kirjeldatud. Samuti nendele, kellele tekstiformaadis ei meeldi, sobib, et inimesed räägiksid, siis YouTube'is on olemas päris palju videotutorialeid. Git for Ages 4 and Up on väga tore ja lihtsalt seletab ära, võib-olla paremini kui mina isegi. Siis siin on veel linke, mis võivad abiks olla. Kui keegi teil sõber ei jõudnud tänase koolitusel kohale tulla, siis täpselt samast koolitusest on koopia 26. septembril ja ma tahaks teha ka edasijõudnutele, kuidas igasuguseid lahedaid merchimisasju fiksida oktoobrikuu alguses. Et võib silma peal hoida Lapikute Facebooki lehel. Ma ei tea, ma võtaks mingi küsimusi vastu, kui on küsimusi või midagi. Et põhimõtteliselt meil hakkab, jah, meil on, jah, praegu on tund hakkab varsti täis saama, nii et kas kellelgi on mingeid küsimusi selle teema kohta või üldiselt Giti kohta või muude asjade kohta? Ma hea meelega vastaks. Kas on võimalik tühistada viimane commit? Ja, saab. Näiteks seesama, et meil on siin Git log, meil on see tore uus, me ei taha seda committi, et see commit mitte kuhugi ei jõuaks. Siis on olemas siuke käsk nagu git reset, millega on võimalik tagasi võtta commit'e. Vaikimisi, kui me lihtsalt git reset teen, siis ta ei tohiks mitte midagi teha, jah, ei teinki. Aga kui me teeme git reset ja vaatame siit seda juhendit. Okei. Aha, reset current head to specific. Nii, siis me teeme git reset ja head tilde peaks olema. Peaks olema tilde. Oli. Nii, jah, nüüd kadus ära. Et põhimõtteliselt
git resetiga me saame ära kustutada siis see head tilde tähendab siis seda või siis katus ka vist on ju? Okei. Katusega saab mitu minna tagasi. Okei. Et see tähendab nüüd seda, et ta võttis selle meie head viite, mis meil siin ennem oli, siin üleval pool. Okei. Siis mitu commit'i, jah? Jah, et tilde siis viis meid tagasi ühe commit'i võrra. Aga meil on see uus fail siin jätkuvalt alles, et ta sisu meil ei muutnud, et ta ainult kustutas commit'i ära. Kui me tahame näiteks ka failid ja kõik sisu tagasi viia, siis tuleb git commit'ile või see git reset'ile kaasa anda argument -hard. Et kui ma näiteks võtan tilde ära, et ma tahan, et olukord oleks täpselt selline, nagu siin selles muudatus commit'is kirjas on, siis me teeme ta niimoodi. Ja kui me teeme ls, siis uus fail on jätkuvalt alles. Huvitav. Kuule, täiesti kadus. Vaata, jah, selles suhtes, et kui git töötab, siis ta on äge, aga kui git ei tööta, siis ta on müsteerium. Kohati. Aga või siis oli lihtsalt niimoodi. Selles commit'is ei olnud see uus .by jaa, see ei olnud trackitud fail ja siis ta ei git ei puutunud seda üldse. Aga kui ma näiteks teen niimoodi, et mul on teeme selle commit'i uuesti, git add uus, git commit uus ja siis teeme uus on vana ja teeme uuesti git add uus ja git commit vana. Nii, ja git log väidab meile, et meil on uus täitsa olemas siin ja okei. See on huvitav, et see nüüd okei. Uus on täitsa lisatud siia. See fail on serveris, mitte koolituse kostas. Sellepärast asjad ei tööta. See on ka muidugi lõbus, kui unustad ära, kus kohas failid on ja siis muudad faile ja muudad ja asjad ei tööta. Nii, nüüd on vana. Nüüd on git add uus ja täitsa lisas. Commit vana. Okei, nüüd ta lisas selle. Ja nüüd git logis on meil uus ja vana olemas. Ehk siis git reset head tilde ja siis teeme -hard. Ja nüüd ta võttis selle vana commit'i kustutas ära, läks uue peale ja muutis ka faili sisu ära, sellepärast et me panime talle -hard optioni juurde. Jah, see on nüüd uus. On võimalik teha ka siukseid asju, et kui me näiteks tahame, et meil on see commit git log, meil on see commit uus ja me tahame seda teksti seal ära muuta, sest meile ei meeldi see tekst seal, siis on olemas siuke käsk git commit'il nimega -amend, mis võimaldab meil seda teksti lihtsalt ümber kirjutada siin. Et meil mitte midagi muud ei muutu, kui vaid see, et me muudame selle teksti siin ära. Küll aga muutus meil nüüd giti see hash siin üleval. Et kui meil siin praegu üleval on 390 algusega ja vanasti oli ta meil 3F2 algusega, siis nüüd kui praegu üritaksid serverisse pushida uuesti, kui sa enne pushisid just, siis ta ütleb, et ta hakkab üle kirjutama, sest et meil tekkis tegelikult siuke branch sinna vahel, et meil on nagu üks muudatus ühe message'iga, üks sama muudatus, aga teise sõnumiga.
ja see võib probleeme tekitada, kui keegi üritab sul neid kokku liita pärast. Nii. Okei. Kas on veel mingi küsimusi? Võib julgelt küsida? Kas sa saaksid seda veebi pushimist ka näidata näiteks? Veebi pushimist? Jah, saab ikka. Sellega muidugi see, et siis tuleks teha lähme siis me lähme gitlab.csttu.ee ja teeme niimoodi, et meil on uus projekt nimega koolituse test. Et siis TTÜ selles GitLabis siis asi käib niimoodi. Meil on repo, teeme, et on internal, et kui te olete sisse logitud, siis te näete seda seal. Uni ID-ga saab sisse logida. Ja me ei vali seda initialize'i, sellepärast, et meil on juba Giti repo varasemalt valmis tehtud. Ja me tahame sinna otsa kõik pushida. Siis me teeme create. Nii. Nüüd on meil serveris täiesti tühi Giti repo, kus ei ole mitte midagi eksisteerinud. Ja GitLab ja GitHub ja ka teised Giti hostingu lehed pakuvad kohe mingeid juhiseid, kuidas oma sisu siia üles lükata. Meie näiteks saame teha seda, et meil on see existing folder, me oleme Giti nitti teinud juba. Me peame tegema seda, et ütlema, et kus kohas meil see origin hakkab olema, ehk siis kuhu kohta me hakkame pushima asju. See on see esimene käsk seal, mis tuleks siia lihtsalt copy pasteerida ja remote add origin ja siis GitLabi aadress ja meil on commit juba tehtud, nii me lihtsalt pushime sinna origini. Nii. Siis ta küsib mu käest parooli, mida ma vist ei mäleta. Joh, ei tea. Töötas. Turvalised paroolid on head, soovitan, ainult 7 korda panin valesti just. Aga kui me, siin nüüd ilusti ütles, et pushis üles ja kui me siin uuesti laeme selle, siis on meil siin minu näopilt millegi pärast ja 2 faili. Näiteks projekt oli kloonitud näiteks Bitbucketist. Jaa. Sa tahad seda pushida GitLabi. Kas see on juba seostatud Bitbucket repositooriga? Kas seda tühistada ei saa? Ei ole. Et me võime näiteks seda teha, et meil on siin see koolitus ja lähme Lihtsalt oli kogemust, et see läks commit tagasi Bitbucketi, kuhu ma ei tahtnud katkistada. Ma tahtsin, et Gitis käsk nimega mitte töötab projekt salvestada GitLabit, siis pärast töödeldada. See läks vale kohta. Git remote miinus V ütleb, kuhu kohta ta paikimisi pushib. Et meil on origin, kuhu siis lükatakse neid. Ja siin näitab meil GitLabi. Aga kui ma näiteks tahan nüüd siin Bitbucketis, ütleme, et ma tahan hakata hoopis Bitbucketisse nüüd pushima seda, siis me teeme siia ühe repository, mis on koolitus ja create. Nii. Bitbucket on täna kuidagi eriti aeglane. Okei. Nii. Siin all on juhised, et kuidas see originiks teha.
aga selleks me saaksime seda teha, siis on meil vaja see eelnev origin siit eemaldada. Ehk siis me saame teha seda niimoodi, et me teeme git remote remove origin ja kui me remote -v teeme, siis ta ei tagasta meile mitte midagi, sest mitte midagi ei eksisteeri enam. Aga nüüd me saame siit lihtsalt käsud kopeerida. Lisame Bitbucketi origini ja pushime Bitbucketisse, sest et origin on nüüd Bitbucket. Ja läks Bitbucketisse ülesse. Ja git remote -v ütleb ka, et origin on nüüd Bitbucketis. Ja siis saab samamoodi vastupidi ka teha. Kui me näiteks tahame, selles suhtes see remote remove ja add ja see on niisugune väga tüütu, me saame ka seda teha, et me paneme näiteks mingisuguse teise nime sellele serverile. Et näiteks me teeme git remote add ja origin asemel paneme näiteks TTÜ ja paneme siia aadressi järgi. Ja kui me nüüd teeme git remote -v, siis meil on siin kahte tüüpi, et meil on need origin, mis on Bitbucketis, aga samuti meil on see TTÜ, mis on siis see GitLabi link siin. Ja nüüd me saame teha seda, et me teeme git push TTÜ masterisse ja ütleb, et midagi ei ole commit'ida, sest et kõik on okei juba. Ja kui me teeme kiire muudatuse siia, et meil oleks commit vana nii et commit vana nii ja nüüd kui me teeme git push TTÜ, siis see muudatus läks nüüd ainult GitLabi lehe peale. Et teeme siit reload'i. Jah, meil on uus.pys on ainult vana, aga Bitbucketis on ainult see eelmine commit, sest me ei ole Bitbucketisse pushinud. Et sa saad mitu erinevat serverit siia lisada või siis kohta, kuhu pushida ja pullida. Nii, ma ei tea, loodetavasti äkki vastas küsimusele. Ei, said aru vist? Okei. Et jah, saab -u komandiga saab siis öelda, kuhu ta üles läheb. Nii. Kas on veel küsimusi? Äkki? Ei ole? No, selles suhtes, et kui midagi pähe tuleb, siis võib Lapikute infoõhtule homme kell 6:30 kohale tulla. Ma olen seal kohal, üritan küsimusele vastata, niisama juttu ajada. Ja Pythoni koolitus toimub ka siis järgmine nädal kolmapäeval vist on 20. Et keda see huvitab. Aga siis minu poolt oleks tänaseks kõik ja aitäh, et tulite. Ma loodan, et midagi õppisite. Loodetavasti ei olnud väga igav. et jah, aitäh!